rääkida sellest, missuguseid riske enesega kanepi tarbimine inimese tervisele kaasa toob. Seaduse silmis on kanep võrdsustatud heroiini, kokaiiniga, muude selliste keelatud ainetega. Meil on täna õhtul stuudios Aune Altmets, kes on Euroülikooli keskkonnakaitse magistrant, kes on kirjutanud kanepist oma bakalaureuse töö, see kannab pealkirja Harilik kanep kui ravimtaim. See on avaldatud lühendatud kujul ka siin eelmise aasta akadeemia 6. numbris. Kes tahab, saab täpsemalt lugeda. Tere õhtust, Aune. Tere. No mis on teie arvates kõige suuremad müüdid Eestis, mis on kanepiga seotud? No võib-olla päris viimast müütidest ma ei oska sekka öelda, aga üks kauaaegne ja võib-olla kõige pikem müüt on ikkagi see, et kanep on üks väga salakaval taim, et niipea kui sa teda proovid, siis vahet ei ole, varem või hiljem jõuad sa heroiinini. Et see on üks kõige esimesena meenuv müüt, aga noh, teine on ka kindlasti see, et kui nüüd minna dekriminaliseerimise teed või legaliseerimise teed, et siis juhtub kindlasti see, et tarvitamine kasvab mitmekordseks ja ühesõnaga kujutab endast tohutut ohtu just nimelt seadustamine. Teie väidate, et seda ei juhtu? Väidan. No kuidas te suhtute sellesse väitesse, et kanep on võrdsustatud, nagu ma just äsja ütlesin, eks ole, heroiini ja kokaiini ja muude selliste asjadega? Üks narkootikum kõik. Jah, noh, seaduse silmis ta ju tegelikult ongi, sest kui me nüüd loeme ka kas või seda narko-e-lehte, siis ikkagi käsitletakse narkootikumidena eelkõige ebaseaduslikke mõnuaineid. Aga noh, kui me nüüd vaatame aineid iseenesest, eks ole, siis pigemini sõltuvust tekitava ainena kanep ma liigitaksin ta lähedaseks kas siis kohvi ja suhkruga. Et lausa niimoodi, et kui me räägime siin, et ta on alkoholist ja tubakast vähem ohtlik, siis see on nagu väga leebelt öeldud, et tegelikult ta on pigem kohvi ja suhkruga lähedane aine. Et te väidate, et kanep ei tekita sellist tõsist sõltuvust? Jah, kui me räägime sõltuvusest üleüldse, siis üks asi on füüsiline sõltuvus, eks ole. Teine asi on siis psüühiline sõltuvus. Psüühiline sõltuvus on tegelikult inimese iha. Noh, mis tahes asja järgi, eks ole. Ma soovin šokolaadi süüa, ma söön seda. Füüsiline sõltuvus eeldab kindlasti erinevaid selliseid nüansse. No üks on kindlasti see, et peab tekkima tolerants aine suhtes. Teine oluline nüanss on see, et peavad tekkima võõrutusnähud. Et kui sa ühel päeval enam näiteks kanepit ei tarvita, et siis sa oled rasketes või kergemates võõrutusvaevades. Et noh, kuidas me nüüd seda olukorda vaatame, eks ole. Kanepi puhul tõepoolest osakirjandus on taoline, mis väidab, et raskemate kas loomkatsete või ka inimestega tehtud katsete puhul on täheldatud kuni mõne päevani ulatuvat kas siis unetust, kergesti ärrituvust, värinaid või mis iganes ebameeldivust, aga tõepoolest see kestus ei ole pikk ja see on ilmnenud ainult väga tugevaid annuseid tarvitanud inimesed pika aja vältel. Samas on ridamisi olnud sellised uuringud, mis väidavad kanepi ja skisofreenia omavahelist väga tihedat seost ja seda, et 2/3 tarvitajatest see psüühikale ikka mõjub väga halvasti ja no vot see 2/3 see number ongi säärane, see vist pärineb sellest geneetikute uuringust, et jah, et säärane geen on olemas ja tegelikult selles uuringus on ära toodud, et 1% teismelise eas kanepit ohtralt tarvitanud, ühesõnaga raudselt regulaarselt tarvitanud inimesed jõuavad ütleme seal 20. aastates psühhiaatrite juurde siis kas siis skisofreenia sümptomitega või siis mingisuguste episoodidega, et mingid psüühilised probleemid neil on. Te kirjutate oma selles bakalaureuse töös aga kanepist kui ravimtaimest ja olete seal isegi toonud välja sellise fakti, et tegelikult eestlastele võib kanep täiesti kasulik olla, sellised eestlased, kes ma ei tea, vaevlevad depressioonis ja unetuse käes ja
Mida te sellega mõtlete? No ma pean eelkõige silmas seda, et arvestades eestlaste niisugust meeletut alkoholilembust, alkohol ei ole sobilik depressiivse laadiga inimestele, ta ei ole sobilik lõõgastusvahend. Ja noh, seda ka näitab ju tegelikult eestlaste väga kõrge selline suitsiidirisk, eks ole. Ja noh, alkoholi tarvitades tegelikult depressioon ainult suureneb. Aga noh, mingit pidi on ju tarvis tegelikult sageli inimesel ennast lõõgastada. No võib-olla kõige parem lõõgastus oleks üldmassaaž, eks ole. Järgneks võib-olla mingisugune saun, noh, minu enda eelistustest aga noh, ma kujutan ette, üks 4. koha peale ma julgeks panna küll kanepi, jah. Te julgete väita seda, te saate aru, missuguse vihade võite enda peale tõmmata või mida? Ei, noh, ma lihtsalt räägin, mida ma arvan ja tunnen, et ma arvan, et siin ei ole erilist julgust selleks vaja, et seda väita. Te toote oma selles töös, siin bakalaureustöös ka välja näite ühest mehest, kes ütles, et oma suuremaks veaks oli see, et hakkas noorena tarbima alkoholi ja mitte kanepit. Kas see sõltuvus kanepist, mis te ütlesite, et ka väga kergelt tekib, siiski omab nagu selliseid mõjusid, mis... Sõltuvus kanepist ei teki kergelt, vaat see ongi see vahe alkoholi ja kanepi vahel. Et kui me räägime sõltuvuse tekkest, siis aju mõnukeskuses tegelikult paikneb nii-öelda THC-le ehk siis see aine, mis on nagu kanepi põhiliseks toimeaineks või psüühikat mõjutavaks toimeaineks peetakse, eks ole, THC-le vastavaid retseptoreid suhteliselt hõredalt. Aga näiteks kui me räägime alkoholist, kui me räägime heroiinist, kokaiinist, siis seal on nagu seis hoopis teistsugune. Aga te tunnistate, et kanep tegelikult on ju probleem. Noorte seas viimase 15 aastaga on 3-kordselt kasvanud kanepi tarbimine. Need noored tarbid on mingi depressiooni alateadlikuks ravida. Siin tuleb otsida, aga vaat seda me ei tea ju. Vaat see oleks huvitav küsitlus, et miks noored on nii palju hakanud seda tarvitama. No üks kindel mõjus on see, et tänapäeva teismelisele koolilapsele on kindlasti kanep kergemini kättesaadav kui alkohol. Sest kus on meil organiseeritud müük? Müük on jäetud riigi poolt ju tegelikult mustale turule. Ta võib seda teha tänaval, müüa, ta võib seda teha koolis võivad käia, need samad kooliõpilased võivad olla diilerid ju tegelikult, eks ole. Kui lihtne on saada kätte teismelisel illegaalset mõnuainet. Erinevalt alkoholist, tubakast, kus ta peab näitama dokumenti kaupluses, eks ole. Et noh, see on üks kindel koht ja noh, kui me räägime ka niisugustest juhuslikest, kuidas seda nüüd öelda, propagandistlikest või kampaaniatest, mida nüüd ka antud juhul ju läbi viiakse, noh, kui sa teismelisele ütled, et ära tarvita, siis tema protesti vaim automaatselt tõlgendab selle ümber, et tarvita ära, proovi ära. Mida siis peaks tegema? No mina näeks ikkagi ainsa lahendusena Hollandi teed, sest fakt on see, et Hollandis tõepoolest pärast dekriminaliseerimist mõnda aega, see oli kõigest mingi pool aastat, kui tõusis kanepi tarvitajate arv. Aga pärast seda on hakanud pidev langemine. Ja langemine on niimoodi, et tegelikult ma nüüd ei julge neid numbreid täpselt siin välja ütelda, aga tegelikult on Hollandi inimeste seas tarvitamine protsentuaalselt tunduvalt väiksem kui mis tahes range narkopoliitikaga riikides, Aitäh, Aune. Meie tänane jutt kindlasti... Ma tahaks ühe asja veel lisada. Ma tahaks lisada sellist asja, et keda see teema huvitab, siis ma väga soovitan lugeda üks mõnus artikkel 2006. aasta Akadeemia juuninumbris on Jaan Sootaki ja Paavo Randma oli tema nimist, jah. Tegemist on kriminaalõiguse spetsialistidega, nende artikkel narkopoliitikast ja rahva tervise seosest ja nii edasi. Me ei kutsu mitte kedagi kanepit tarvitama, see ei ole tõesti reklaam. Ja üks asi veel, mida vähem rääkida kanepist nii positiivses kui negatiivses võtmes, seda parem, sellepärast et teismelistele mõjub reklaamina ükskõik missugune jutt. Täname enam kanepit.